Kas on ka teada, keda need peavalud võivad rohkem kimbutada, kas on seal kindlat vanusegruppi näiteks või riskigruppe või näiteks esineb seda rohkem meestel või naistel, et kas on teada mingeid kindlaid riskigruppe? Valdav osa esmaseid peavalusid on noorte täiskasvanud inimeste probleem, ehk siis haigestumus hakkab tõusma umbes teismelise east ja püsib maksimaalsena kuni 45-50 eluaastani, peale mida levimusnäitajad esmaste peavalude puhul hakkavad langema. Aga teistpidi mõeldes, et tegelikult see on ju see põhiline meie eluiga, kus me peaksime kõige rohkem olema aktiivsed ja nautima elu maksimaalselt. Ma ütlen midagi teiste, lapse eas peab ka nautima ja vanemas eas, aga see ütleme 15-50 on see nagu põhiline ja kui see peavalu ammustab su kõige mõnusamast eluperioodist teatud protsentist, loomulikult seda keegi ei taha ja seal tuleb ka see elukvaliteedi langus. Enamus esmaseid peavalusid esineb naistel sagedamini kui meestel. Näiteks migreeni hinnanguliselt on 3 korda naistel sagedamini kui meestel. Pingetüüpi peavalu puhul ka pigem sagedamini naistel esineb, aga on ka selliseid esmaseid peavalusid, mille puhul siis mehed on see riskigrupp ja kõige tuntum vorm nendest on siis nõndanimetatud kobarpeavalu, kus mehed vanasti arvati, et kuni 5 korda sagedamini haigestuvad, aga kaasaegsemad uuringud ütlevad, et kusagil tõenäoliselt 2-2,5 korda sagedamini on meestel kui naistel. Aga vanuse poa pealt see on ikka sama grupp, ikkagi see tipphaigestumus on vanuses 20-40 eluaastat. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!